Ja tere kuulama, tere vaatama. Ma näitan põgusalt ära selle, kuidas saab siis oma arvutis esitatavat heli salvestada helifaili oma enda arvuti vahenditega. See on täiesti legaalne tegevus, see on täiesti tasuta tegevus, selleks on olemas tasuta programm ja see on ka üsnagi lihtne ja üsnagi tõhus programm. Selle programmi nimi on Rode Connect. Mina avasin juba Google'i omal või brauseri ja sisestasin sinna brauserisse Rode Connect. Ja nüüd tuli mulle selline otsitulemuste sari ja esimene otsitulemus on Rode Connect Podcasting and Streaming Software. See tarkvara on mõeldud tegelikult Rode NT-USB mini mikrofonide jaoks, aga see töötab ka meie praegusel otstarbel väga hästi ja väga kenasti. Nii, avasime siis esimese lingi, siin on kohe download now button, download now nupp, klikkame siia nupu peale ja siin all me näemegi kahte linki, Rode Connect Mac ja Rode Connect Windows. See programm on siis Maci ja Windowsi arvutitele ja Linuxi arvutile seda ei ole ja siin selle juhendi ma teen Mac arvutis, PC arvutit mul ei ole, aga PC arvutis ehk siis Windows operatsioonisüsteemis ta käib kuidagi taoliselt, aga ma ei oska täpselt öelda, et kuidas, kuna ma pole PC seda proovinud, aga Mac arvutiga ta töötab väga hästi ja ma näitan Mac arvuti puhul ära, aga need põhimõtted jäävad samaks. Nii, klikkame download. Ja kohe maid laetakse meie arvutisse siis seesama installatsioonifail. Nii, ja tuli ära. Siis avame download folderi ja siin see installeerimise fail on Rode Connect. Nii, 136 peaks olema ja praeguse hetkega variant, praegult on siis september 2022. Avasin, klikkan continue ja sobib continue, agree, install. Paneme siia oma parooli ja nüüd installeeritakse meile see fail ära. Ja nüüd öeldakse, et arvuti peab tegema restardi. Ma arvan, see on PC-l samamoodi ja Macil täpselt samamoodi. Niimoodi, et mina nüüd teen ära restardi. Restart on tehtud, klikkame Spotlighti luubi ikooni peale, sisestame Rode Connectane, juba ta annabki mulle selle ja see Rode Connecti programm leiti ülesse. Nüüd ma pean ütlema seda, et selle video filmimise jooksul ma siis installeerisin paar korda seda niimoodi, et ta ema juba teab. Ta millegipärast jättis need settingud meelde, kuigi ma uninstallisin selle, võtsin tal maha ja panin uuesti peale mitu korda selleks, et seda protsessi läbi käia. Siis nüüd ma püüan natukene järele aimata seda, et kuidas siis milline on see, mida sina võiksid näha, kui sa esmakordselt seda programmi installeerid ja selle jaoks tuleb minna kõigepealt siia selle nupu peale, klikata siia peale, kus on 3 täppi ja ringe 3 täppi ja siit valida esimene, mis on siis Setup Assistant. Ja nüüd ta näitab 4 täiesti tühja kastikest, 1, 2, 3, 4, available microphones to identify device, click on it to flash the LED. See programm, nagu ma eelnevalt ütlesin, on mõeldud siis Rode NT USB mini mikrofonide jaoks ja need on USB mikrofoni, mida saab 4 tükki USB haabiga panna ühe arvuti taha, muidiks jube kihvt podcastimise variant on ja see programm on ka õudselt lahe, aga minul praegult neid mikrofone siia panna ei ole ja mul ei ole neid mikrofone. Niimoodi, et siit vajutame lihtsalt next. Nüüd ma tõmbasin need ruttu tagasi sellepärast, et näha nagu sama olukorda, mis sinul ilmselt on, kui sa seda programmi esmakordselt installeerid. Siin all on siis System ja Virtual. Ja siin all jälle 2 kasti. Need on nüüd need kastid, mida meile tegelikult selle demo ja selle väikese juhendis video jaoks vaja on. System on siis see, et see püüab kinni kõik igasugused arvutis mängitavad helid, mida arvutis mingisugune programm, näiteks veebibrauser mängib ja võtame ta natist kinni ja tõstame ta siia ülesse. See on virtual device ja seda on vaja selle jaoks, et näiteks kui sul on Zoomi koolitus, nüüd sa paned selle Zoomi koolitused tööle ja siis sa saad sellest Zoomi koolitusest minu teada salvestada seda Zoomi koolitust ja omakorda ka lasta siit sellest Rode Connecti kaudu, saad lasta näiteks siia eelsalvestatud helisid või siis lasta näiteks YouTube'is olevat heli, seda sa saad niikuinii lasta Zoomi, aga ühesõnaga selle jaoks on ette nähtud, siin on nagu veel võimalusi, aga ma ei hakka neid võimalusi kõiki praegult näitama, kuna ta on nii sügav programm tegelikult, hoolimata sellest, et ta nii lihtne on. Igaks juhuks, kuna sa paned seda programmi praegu püsti, siis tõsta see ka siia selle teise kastikese peale ja klikkame finish. Nii, nüüd on programm üles seatud. Nüüd
praegusel juhul, kuna meil ei ole Rode NT USB mini mikrofone siia külge pandud, siis me näidatakse kahte seda rida ehk siis kahte kanalit ja nendest kohe räägime. Nüüd siin on sellised nagu klotsikesed ehk siis launchpad, nagu võiks öelda, ja see on nagu mõeldud podcasti salvestamiseks ja siia saab panna näiteks number 2 sellesse 3, 4, 5, 6, vaata kui palju neid siin on ja siin on igavesti palju neid. Ehk siis siia saaksid panna oma helid, ükstapuha muusika, mingisuguse jutu, mingisuguse eelsalvestatud intervjuu, mingisuguse heli, mingi hääle, koerad näiteks, Bernhardi raugub, paned selle siit vajutad see nupule, Bernhardi raugub ja küsid Zoomi siis külaliste käest, et mis te arvate, milline koer raukus, näiteks minu selline väikene. Aga siin on jah eelsalvestatud helid nagu siis podcasti salvestamise jaoks, on suhteliselt siuksed lihtsad, nii, et siis neid meile praegult vaja ei lähe. Nüüd ma üritan nagu teha seda sama olukorda, mis on siis, kui sa selle programmi esmakordselt salvestasid. Nüüd esimene siis protsess on meil läbi tehtud ja see ekraani täis informatsiooni üle vaadatud, vaatame ära nüüd läbi settingud. Kõigepealt klikkame siis preferences, jälle läheme siia selle ring, kus on 3 täppi, setup assistant, seda me juba vaatasime, nüüd vaatame preferences, klikkame siia preferences peale. Nüüd siin on olemas siis kõigepealt monitor out, monitor mix, recording, latency, appearance, setting, scaling ja language. Ma käin nüüd ükshaaval läbi. Monitor out. Ma arvan, et sul on alguses selline olukord, kus siin on kirjutatud no output selected. Ehk siis see Rode Connect programmi mõte on selles, et see Rode Connect programm tegelikult püüab kõik sinu arvutis mängivad helid kinni, võtab enda sisse ja siis ta tahab neid sealt laiali jagada. Ja see esimene sahtel siin küsib seda, et aga kas sa ise ka tahad kuulata? No loomulikult sa tahad ise kuulata niimoodi, et siit pead sa siis valima selle nimetuse, mille kaudu sa tavaliselt oma arvutis heli kuuled, kui sul on PC, sul on siin mingi keerulisem nimetus, kui sul on MacBook Pro tavaliselt, nagu minul on, eks ole, siis, või MacBook Air, siis on sul siin built-in output, siis vali see, kui sa kuulad tavaliselt kõrvaklappidega näiteks sellest nagu oma heliväljundist, arvuti sees olevat heli. Minul on helikaardiks Tascami US 2x2 ja mina klikkan selle, nii et sina valid siit selle helikaardi, millega sa tavaliselt heli kuulad. Nii, kuuleme. Muideks, kui siit valida no input selected, siis kui on niimoodi, et kui sa paned näiteks praegult YouTube'i mängima, siis sa YouTube'i ei kuule, aga tema siin näitab seda YouTube'i niimoodi, et siit tuleb kindlasti ära valida, see valik ära teha. Monitor mix. Siin on nüüd see, et kas juhul, kui sul oleks Rode NT USB mini mikrofoni ühendatud, et kas sa ise siis kuuled seda mikrofoni või kuule monitor mix, ehk siis see on kuulamise nii-öelda mix, et siis nagu pannakse kokku, et kui sa siis kuuled YouTube'i heli ja sa tahad ise näiteks peale rääkida sinna ja salvestada seda, siis YouTube'is paned muusika mängima, ise tahad Rode NT USB mini mikrofoni sisse näiteks jutu peale rääkida, siis sa pead valima microphones included. Mina panin microphones excluded, recording multi-channel, vali multi-channel, midagi halba see ei tee, see salvestab lihtsalt iga kanali eraldi reale ja see praegusel juhul on tegelikult nagu parem. Pärast, kui ma olen siit selle salvestuse ära teinud, siis ma ka näitan, kuidas see siis välja näeb, et mis see siis tähendab multi-channel, aga tavaliselt see on minu arust see on parem, aga sa võid siit panna ka stereo, mina panen multi-channel, aga see väga suurt tähtsust ei oma. Latency low, seda mina soovitan mitte puudutada. Ma pean tunnistama, et ma ei ole seda kõike nagu igatepidi läbi sättinud, aga see tähendab natukene midagi sellist, et näiteks kui sa teeksid Zoomi koolitust ja sul on siin, paned video mängima ja siis see videoheli, kui sul käib kõik läbi selle Rode Connecti, et siis võib-olla kui sul on latency low, et siis inimesed, kes näevad seda, sinu külalised Zoomis, kes näevad nüüd videot, mida sa YouTube'is näitad ja siis see heli tuleb väikse viivitusega, et siis sa pead panema ultra low, aga ühesõnaga, seda mina ei soovita puudutada, low on väga hea. Appearance dark, siit võid panna ka light, minule meeldib dark, sellepärast see säästab energiat. Language, no siin pole midagi rääkida, eks ole, siit me ei hakka midagi valima, inglise keel sobib meile ja scaling 1 korda ja 2 korda, nii et kui me siit 2 korda paneme, siis ta on suurem ja näiteks kui sa hakkad podcasti tegema, ostad omale 4 USB NT, Rode NT USB mini
4 mikrofoni, siis jah, ütleme podcasti salvestamise ajal oleks hea, kui sul see ekraani peal olev asi oleks suur. Mina panen üks korda, mul ei ole ta hirmus suurt vaja, ma näen siit küll praegu, et mina selle programmiga ei salvesta, kuigi võiks jah. Nii, ja siit on kõik läbi käidud, aga see esimene setting on ilmselt üks kõige tähtsamaid settinguid niimoodi, et see tuleb sul ka alguses ära teha. Enne kui me veel salvestama hakkame, vaatame läbi ühe settingu, mida on vaja kindlasti kontrollida. Ja see on arvuti helisetting. Minul on Big Sur siin installeeritud ja siin on üleval selline koht, kus ma saan vaadata heliväljundit. Ehk siis kuhu on kirjutatud sound. Ja nüüd, kui ma selle programmi Rode Connecti tööle panin, siis ta ise automaatselt määrab minule väljundiks, heliväljundiks Rode Connect System. Jah, näete, täpselt niimoodi ongi. Kui seda siin ei ole määratud ja siin see näidik ei tööta, siis tuleb see ise käsitsi määrata. Teiste variantide puhul ta lihtsalt ei hakka tööle, aga see ongi see point, ehk siis see on nagu heliväljund, helisisend, ehk siis kogu arvuti heli käib läbi selle device'i ja selle hetkega, kui sina installeerisid endale selle Rode Connect programmi, siis ta ise lisas sinu arvutisse juurde, sellepärast tuligi restart teha 2 device'i. Üks on siis Rode Connect System ja teine on Rode Connect Virtual. Võtame nüüd lahti siis ühe video ja vaatame seda videot näiteks minu keskmine tütar Mia, kes tegi siis Turingi kooli projekt, jah. Ma panen siit vaiksemaks. Ma panen selle vait. Ühesõnaga, Miakene räägib siin, nüüd me tahame seda juttu salvestada. See võib olla ükstapuha, mis asi, mis internetis mängib, see võib olla mingi helifail või mingi koolitus või mingi ükstapuha mingi muu asi, mis mängib kusagil mingisuguses programmis, näiteks veebibrauseris või mõnes muus programmis, siis vahet ei ole. Kõike saab salvestada täiesti edukalt. Nüüd me tahame seda salvestada, seda heli, paneme nüüd selle heli siit natukene siis valjemaks ja näete, seda maid me näeme, et siia süsteemi reale tekkis siis indikaatori näit ja siin see näitab kokku siis ka kõike, et see on nagu see üldine näidik, kui sul oleks see mikrofonid ja kui sa peale räägiksid, siis see siin pannakse kõik kokku, aga minu mikrofonid oleksid siis siin eraldi kõik niimoodi, et praegusel hetkel me kuuleme heli siis selle programmi jaoks ühest sisendist, mis on siis YouTube video. Nii, salvestamiseks pole mitte midagi muud vaja teha, kui vajutame seda nuppu siit. See on praegu roheline, nüüd kui siia peale klikkan, siis ta läheb punaseks ja proovime. Nüüd me kuuleme siis heli, video heli. Nii, ja paneme ta kinni. Ja paneme ka selle kinni, sest mina kõrvaklapidesse kuulen seda, ma salvestan seda videot siin praegu läbi teise programmi, läbi QuickTime'i. Nii, nüüd on see heli siis salvestatud, salvestasime ära. Igaks juhuks teile teadmiseks veel see, et selle kaudu saab seda heli tugevus siin timmida ja heli tugevus peaks jääma nende väikeste kriipsukeste vahele, ehk siis selle valge joone kohale kusagil, siis on heli tugevus enam-vähem okei, näete. Siin puhul ongi heli tugevus jääb täpselt nende vahele. Nii, ja see nupp siin all teeb seda, et näiteks kui sul on mitu kanalit, mis kõik salvestavad, siis kui sa tahad ainult seda kanalit kuulata, siis paned siia peale. Või kui sa tahad, et sa ainult seda kanalit ei kuule, siis sa klikad siia peale. Ja minu meelest siit saab ka veel timmida mingit levelit, ma seda ei soovita proovida, sellepärast et see süsteem on lihtsalt, kui seda installeerid, on ette nähtud sedasi, et sa nii-öelda kuidas öeldakse, out of box on täpselt see kõige optimaalseim nii-öelda seade, kuidas ta nagu kõige optimaalsem oleks kuulata. Nii, aga vaatame nüüd, kuidas seda heli siis siit kätte saab. Ja selle jaoks on siin, üleval on mikrofon ja siin on selline nupp, selline listingu nupp, 3 kriipsukest ja punktid ees, klikkame siia peale. Mina olen selle programmiga eelnevalt päris palju salvestanud ja kõige viimane, kõige ülemise heli on kõige viimane, klikkame siia peale ja siin nüüd me näemegi seda sama heli, näed, seda saab siit nagu vaadata. Ja selle heli eksportimiseks siis klikkame siia ülesse selle nupu peale. Ja kui me oleme selle nii-öelda aktiveerinud selle heli, et seda heli siin näidatakse, siis klikkame selle nupu peale siin üleval. Nii, name recording, paneme proovi salvestus.
color, mingi värvi saaks ka panna, ma ei tea, miks seda vaja on, aga noh, ju siis on vaja, et võib-olla, et sul on mitu, et siis sa saad nagu mitme värviga. Siin oli see point jah, et kui sul on mikrofonid, Rode NT USB minimikrofonid tulevad siis nende eri värvi mütsidega, et kui sul on näiteks rohelise peal oli Pille rääkis, siis sa saad siia panna rohelise värvi ja Pille kanal jääb siis rohelise värvi peale, nagu te mäletate, me panime multi-channel, et siis tegelikult siin tuleb mitu faili. Nii, mis me siit saame siis? Klikkasime siia peale, värvi panime, see ei ole oluline. Platvorm, custom, seda ma soovitan mitte puutuda enne, kui te seda täpselt ei tea, mida see teeb ja mina seda ka paralt ei puutu. Edasi on nüüd küsimus selles, et kui kvaliteetset heli te soovite, kui teil on näiteks jutt. Tahad salvestada juttu, lihtsalt keegi räägib, sa tahad salvestada, soovitan ja tahad väikest faili saada, soovitan lihtsalt MP3 faili valida ja siit valida 44,1 kilohertsi ja siit valida 128 kilobit per sekund. Nii, ja see teeb selle heliga õige valjuduse peale, ehk siis kui see inimene, kes rääkis jõle vaikselt, siis soovitan siit valida näiteks mingi -16 lufsi või midagi sellist, aga kui sa ei tea ja kui sinu arust see heli oli kenasti kuulda, siis ära siit mitte midagi vali. Nii, MP3 44,1 kHz ja 128 kilobit per sekund oli siis sellisel puhul, kui sa tahtsid lihtsalt juttu salvestada ja tahad seda pärast kuulata, kui sul oli mingi muusika või mingi, kus on oluline heli kvaliteet, siis soovitan kas siit valida näiteks 256 kilobitti per sekund ja siit valida 48 kHz või kui sa tahad seda heli pärast töödelda, mida sa siit salvestad, siis valid siit WAV 48 kilohertsi ja mina praegult selle valingi ja see sobib mulle väga hästi ja paneme export. Nii, ja seda ma ei... küsitakse, kuhu exporti? Paneme desktopi peale. Nii, ja paneme open. Väga veider, miks ma siis open pean panema, aga okei. Nii, desktopi peale salvestati, paneme need programmid kõik kinni ja vaatame, kuhu me selle asjaga siis jõudsime. Proovisalvestus, näete, siin ta on, teeme ta lahti. Ja nüüd siin on siis näha kõik need erinevad kanalid. Sounds, mida tegelikult me ei kasutanud, aga me oleksime võinud värvilisi nuppe vajutada, siis oleks nad siia salvestanud. Stereo mix on siis see, kui sul oleks olnud mikrofonid ja need värvilised nupud, mida sa vajutasid ja siis YouTube'ist tuleb heli, siin oleks kõik kokku pandud. Süss on see, mida meil kohe vaja läheb ja virr on see, kui sul oli näiteks Zoomi vestlus, sa tahtsid seda salvestada. Nii, ja süss ongi tegelikult see, kus on nüüd meil see heli. Ma seda praegu käime pane, sellepärast, et te ei kuule seda, kuna mina salvestan läbi teise programmi, aga põhimõtteliselt, kui see käima panna, siis kokkuvõttes ta avaneb, aga ma avan teile seda oma helitöötluse programmis ja et lihtsalt, et sa näeksid süss ja tõmban siit, panen siia programmi. Nii, ja selline ta siis on niimoodi, et ilusti kõik on olemas ja ta heli on kenasti stereofooniliselt salvestatud. Nii, praegult kõik. Selline juhend siis täna, ma loodan, et sa said siit targemaks, ma loodan, et sa õppisid siit midagi ja loodan, et kõik töötab, et kui sa selle ise tööle paned, et see kõik täpselt niimoodi ka töötab, nagu ma siin näitasin, aitäh ja kohtume järgmises videos.